kiidavad kõik kõrgeks Jumal sind. Tõusku nüüd kiitus ja kõlagu tänu su trooni ees, su laste suust. Tõusku nüüd kiitus ja kõlagu tänu, sest oled väärt, oled suur. Tõusku nüüd kiitus ja kõlagu tänu su trooni ees, su laste suust. Tõusku nüüd kiitus ja kõlagu tänu, sest oled väärt, oled suur. Las see kiituslaul kesta igavest, las see tänulaul tõuseb taevani, las see rõõmuhüüd kõlab päästetute suust. Halleluuja, halleluuja, halleluuja. Tõusku nüüd kiitus ja kõlagu tänu su trooni ees, su laste suust. Tõusku nüüd kiitus ja kõlagu tänu, sest oled väärt, oled suur. Las see kiituslaul kesta igavest, las see tänulaul tõuseb taevani, las see rõõmuhüüd kõlab päästetute suust. Halleluuja. Sest otse kui taevad on maast kõrgemal, nõnda on minu teed kõrgemad kui teie teed ja minu mõtted kõrgemad kui teie mõtted. Sest otse kui vihm ja lumi tulevad taevast alla, ega lähe sinna tagasi, vaid kastavad maad ja teevad selle sigivaks ning kandvaks, et see annaks külvajale seemet ja sööjale leiba. Nõnda on ka minu sõnaga, mis lähtub mu suust. See ei tule tagasi mu juurde tühjalt, vaid teeb, mis on mu meele järgi ja saadab korda, milleks ma selle läkitasin. Aamen. See on Jumala sõna. Õnnistatud pühapäeva, armas vend ja õde, armas sõber. Olge õnnistatud, kes jälgite ülekannet interneti vahendusel. Ma usun, et sellel imeilusal päeval, mis on meie kätte antud, kus me võime elada rahuajas meie maal ja praegusel ajal eriti väärtustada seda, et meil on tegelikult kõik hästi. Aga samas me võime paluda rahu eest üle kogu maa ja peamegi seda tegema. Jumal tahab, et me oleks praegu eesliinil eespalvetajad. Seda me saame teha nii tänasel päeval, ma usun jätkuvatel päevadel, mida Jumal meile kingib. Aga siin täna olles üheskoos, me oleme rõõmsad ja ülistame Jumalat, palvetame ja laulame. Täna laulab meile ka koor. Täna on meil mitmeid üllatusi varuks, nii et oled hästi teinud, kui sa oled oma teleekraani lahti teinud ja jälgid seda ülekannet. Ole Jumalast õnnistatud. Ole õnnistatud, kes viibid siin selles ruumis. Me täname tõesti, et see aeg on meie käes. Kasutame seda siis otstarbekalt ja alustame seda Püha Jumala teenistust meie kolmainu Jumala ja Jeesuse pühavõimu nimel ja laulame esimeseks lauluks laulu number 4, Kogu hing laulab vaid sulle kiitust ja laula seda kogu hingest.
Jaa, varmemad seisavad püsti, seisame püsti sees. Ma 2 sõna või rohkem. Esimene laul on kirjutatud meie tuntud Eesti helilooja poolt, kes on palju vaimulikke laule kirjutanud, keda rohkem tuntakse tegelikult jutlustajana ja pastorina. Tema nimi on Mart Metsala ja on kirjutanud sellise laulu Ahelad maas. Ja kui te seda teksti jälgite, sõnumit kuulate, siis ma usun, et see on väga kõnekas ka tänasel päeval. Ja suur tänu selle võimaluse eest ka heliloojale seda laulu täna siin esitada. Kuigi meil oli plaanis selle laulule ka suuremat koosseisu ja pille juurde, aga haigused on paraku korrigeerinud ka meie plaan. Aga nüüd see laul tuleb.
elavad veel, on Jumal välja valanud uue elu, mis keeb, ja vana välja ajab. avab Jumal me sees. Ja ta ei taha teada vanast. Saatana vägi on murtud, vastu seista needus ei saa. Ristiveri on vabastanud Jumala vähe. Vaata, mina teen uusi asju, see juba tärkab, kas sa ei näe. Pole midagi võimatut, elavad Jumala käes. Nüüd on paelad maas, Jeesus võitis sõna, hinga vabana taas, Jeesus võitis kurja. puhta südame saad. Kui vaid patus lahti lased, taeva elavad veel, On Jumal välja valanud uue elu, mis keeb, ja vana välja ajab. avab Jumal me sees. Ja ta ei taha teada vanast. Paku orjusest vabastatud, surma loomusest mõistetud priist. Ausse kutsutud tõus vahel saab sündida Jumala riik. Vaimus elada on veel loomus, oma jõud seda sunda ei või. Elab sõna meid Jumala lastest, armu mäel lõi. Nüüd on paelad maas, Jeesus võitis sõna, hinga vabana taas, Jeesus võitis kurja. ta südame saad. Kui vaid patus lahti lased, taeva elavad veel, On Jumal välja valanud uue elu, mis keeb, ja vana välja ajab. avab Jumal me sees. Ja ta ei taha teada vanast. Armsad vennad ja õed, täna on üks eriline pühapäev, päris mitmes mõttes. Kõigepealt selles mõttes, et me tähistame täna Eesti baptismi aastapäeva. Ja see oli 1884, kui toimus esimene ristimine veebruarikuus Ungru jões seal Haapsalu kandis. Ja inimesed olid usku täis. Ja usku täis sellepärast, et nad olid kuulnud Jumala sõna. Täna oleme siin sellise uue kantsli juures, mis on ka Jumala sõna kuulutamise koht. Pühakiri ütleb, igal asjale on määratud aeg. Ja aeg on igal tegevusel taeva all. Aeg maha kiskuda ja aeg üles ehitada. Elu meie ümber on pidevas muutumises. Me teame, et on muutunud arhitektuur, stiilid, mood on muutunud on sise- ja väliskujundused. Ja täna on meie ees uus kantsel. Me võime koguduses küll kantsli välja vahetada, aga
me ei saa kogudusest kantslit eemaldada. Kantsel on Jumala sõna kuulutamise koht. Kantsel on koht, kus kuulutada evangeeliumi Jeesusest Kristusest, Jumala armusõna, meeleparanduse sõna, julgustuse sõna, rahusõna ja Jumala kiitmise sõna. Kui me vaatame seda kantslit ja pärast saavad inimesed ka lähemalt veel vaadata, siis me näeme, et sellel kantslil on üsna vähe neid võimalusi, et ta otstarve muutuks, et ta muutuks nagu asjade kandmise kohaks. Selleks on ta üsna kitsas. Ja see ongi määratud üsna kitsalt Jumala sõna kuulutamise kohaks. Selle kantsli on valmistanud pastor Margo Meri. Ja ma palun, et kui sa võib-olla mõne sõnaga ütled, mis seob seda eelmise kantsliga. Ma olen täna kunstniku staatuses. Ma tundsin eile juba seda, kui ma tegin seda, et kunstniku hing lõi mu sees välja. Mõtlesin selle peale, et Jumal loojana on kõik teinud täiuslikuna. Aga meie oma tegemistes, töödes ei ole kunagi täiuslikud. Ja seda tehes ma ei ole praegu ka rahul selle tulemusega, mis tuli, sest ta ei ole seal veel täiuslikkuse lähedal, nagu ma oleks tahtnud. Tal on üks liist puudu veel ja midagi veel siin vaja sättida. Aga see räägib ka sellest, et meie ka inimestena oma täiuslikkuses ei saa kunagi valmis, enne kui me oleme kord igavikus. Ja selles mõttes vahel need asjad räägivad ka meile jutlust rohkem kui sõnad, mida me kuuleme. Vanast kantslist võtsin kaasa 3 asja. Esiteks see rist. See tuli küll väiksemaks teha. Rist peab kantslil olema. Teiseks see esimene külg. See on ka vana kantsli riiul, mis kapi sees kätte sain. See oli lahtiselt seal sees. Ja need riiulid, mis siin seespool väiksed on, need on ka vanast kantslist pärit. Ja mikrofon, see nagu on kaasaegne asi. Aga 3 asja vanast seemnest. Aga soovin, et Jumala sõna oleks avatud meie ees püha vaimu läbi, kes teeb selle elavaks. Ja selles mõttes ma palun, et kantslile minu nime ei panes, vaid olgu see paik, kus on rist, mis tuletab meelde, mida Kristus on teinud. Ja see on alus, kuhu püha sõna toetada selleks, et seda kuulutada. Jumala sõna on elav ja terav, on 2-terane mõõk ja võtab ihu, hinge ja vaimu ja üdid ja kõik lõikab puruks, kui vaja on. Et inimesed tuleksid Jumala juurde. Nii et olgu kõik Jumala austuseks. Ja see kunstniku märkus oli väga asjakohane, mida Margo enda kohta ütles, sellepärast, et mul oli arm näha eile seda kantselit ja ta oli täpselt vastupidistes värvides. Nimelt üleni oli ta nagu hele ja rist oli tume, aga täna tuli selline kantsel välja. Ja nagu värviga ka on seostatud ka eelmise kantsliga. Ja see, et meil on eelmise ja praeguse kantsli seos, see näitab ka, et Jumala sõna kuulutamine jätkub. Seal ei ole nagu katkestust sees. Aga Vana Testament räägib pühitsemise kohta nõnda. 3. Moosese 8. peatükis. Ja Mooses võttis võideõli ja võidis koguduse telki ja kõike, mis selles oli, ja pühitses neid. Ja ta piserdas seda altarile 7 korda ja võidis altarit ja kõiki selle riistu, pesemisnõu ja selle jalga, et neid pühitseda. Ja ta valas võideõli Aaronile pähe ning võidis teda, et teda pühitseda. Pühitsemise kaudu me eraldame selle materiaalse eseme vaimulikuks tööks.
Jumala riigi teenimiseks. Ja nüüd me palvetame üheskoos pühitsemispalve, palun selleks kogudusel tõusta. Issand Jeesus, me täname sind, et sa oled inimestele andnud oskuse kujundada asju meie ümber. Ja issand, selles oskuses nagu väljendub sinu elav vägi ja sinu elav loomisjõud. Ja me täname, issand, et me oleme kogu aeg paljudel hetkedel olnud sinu loomisjõu tunnistajateks. Issand, ja see sinu loomisjõud on ka nüüd väljendunud selles kantslis. Ja issand Jeesus, me pühitseme selle kantsli Jumala elava sõna kuulutamise kohaks. Jõudku Jumala sõna siit kantslist iga kuulaja südamesse. Olgu see kantsel kohaks, kus kuulutatakse selget päästvat evangeeliumi meie lunastajast, Jeesusest, Kristusest. Me kiidame ja ülistame sind, Jeesus Kristus. Seda me palume kolmainu Jumala, Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Halleluuja. Aamen. Võtke palun istet. Psalm 119, 105 tuletab meile meelde: sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal. 2. Timoteuse 3, 16, 17 ütleb: kogu pühakiri on Jumala sisendatud ja kasulik õpetamiseks, noomimiseks, parandamiseks, kasvatamiseks õiguses, et Jumala inimene oleks täiesti varustatud ja valmis igale heale teole. Siin on üks piibel, mis on ilusate kuldsete tähtedega siitpoolt ja siitpoolt. See piibel on kingitud kogudusele 19. augustil 1984. aastal Elva EKP koguduse uue palvela avapäevaks. Ja selle koguduse on kinkinud kogudusele, selle piibli on kinkinud kogudusele tollane meie koguduste liidu vanempresbüüter Ülo Merilo. Ja Jumala armuga ma asetan selle piibli, mis on kogudusele kingitud tema tähtsaks päevaks, koguduse kantslile. Olgu see avatud sõna kõigile julgustuseks ja õnnistuseks. Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen. Järgnevalt esitame Jumala auks kirjutatud laulu ja mul tundub, et me oleme seda juba korra laulnud, aga nüüd Heliriin Meri tegi ka selle laulu esimesele osale eestikeelsed sõnad. Ja see laul koosneb 3 eri osast, mis nagu kirjeldavad Jumala armu suurust nagu eri vaatenurkade alt. Esimene osa on au olgu Jumalale, teine räägib Jumala armust ja 3. räägib sellest, kuidas Jumal loob meis uue laulu. Ja see on siis selline kantaat, mille autoriks on Jerry Estes. Austus
Psalmist kiidab ja ütleb, hea on issandat tänada, mängida sinu nimele, hommikul kuulutada sinu heldust ja öösel su ustavust. Õige lokkab nagu palmipuu, ta kasvab kõrgeks nagu seedripuu Liibanonil. Kes issanda kotta on istutatud, lokkavad me Jumala õuedes. Milline imeline julgustus meile. Lugesin eilse kirja kohta meie kalendrist. Mõeldes sellele, mis meie ümber laiemalt toimub, ja lugesin ja mõtlesin täna hommikul, ma kordan neid piiblisõnu. Te teate siin 1. Johannese 3. peatükis, salmist 5 edasi, kus evangelist Johannes ütleb, te teate, et tema on ilmunud, see tähendab Jeesus, on ilmunud patte ära kandma ning temas endas ei ole pattu. Pisut edasi, lapsed, ärgu keegi eksitagu teid, kes teeb õigust, on õige, nii nagu tema on õige. Kes teeb pattu, on kuradist, sest kurat teeb pattu algusest peale. Selleks ongi Jumala poeg saanud avalikuks, et ta tühistaks kuradi teod. Ükski, kes on sündinud Jumalast, ei tee pattu, sest Jumala seeme püsib temas ja ta ei saa teha pattu, sest ta on sündinud Jumalast. Sellest on näha, kes on Jumala lapsed ja kes kuradi lapsed. Ükski, kes ei tee õigust, ei ole Jumalast, nagu ka mitte see, kes ei armasta oma venda. Vahel me võime rääkida ilusad sõnasid, naeratada, aga meie teod on need, mis räägivad rohkem. Vahel me mõtleme, kas see inimene on Jumalast või mitte, aga tema teod räägivad valjemini. Ja täna ma kutsun üles ka meid kõiki palvetama, et kuradi teod saaks tühistatud. Need läheksid tühja. Et Jumala teod võiksid avalikkust saada ka seal olukordades, kus on vaja väga palju armastust. Kuidas armastada oma venda? Ja meil on ka täna õppida midagi Jumala käest ja palvetame, et Jumal avaks oma sõna, et Jumala püha vaim oleks meie keskel siin ja ta teeks seda head tööd meie juures edasi, mida ta on alustanud. Jumala sõna ütleb, et ta viib selle lõpuni ühel päeval. Et tõuseme ja palvetame koos. Isand Jeesus, me täname sind, et täna võime tulla Jumala lastena sinu kotta. Isand, meil on see koda alles, meil on rahu meie maal. Isand, päike võib paista ja rõõmustada meid taas uuel hommikul. Isand, me täname, et me võime näha vendi õdesi taas palgest palgesse. Isand, me täname sind, et sa oled kandnud oma lapsi, oled kandnud meid igat üksikut. Ja Isand, me täname sind, et sinu sõna püsib. Isand, sinu riik püsib. Isand, see ei saa hukka üheks rünnakus. Ja Isand, tänase päeval me tahame ka kogudusena olla sinu ees ja öelda välja need sõnad, Isand, et sa tule ja halasta. Tule ja halasta, Isand. Ja anna ka meile armu, meie maale, meie rahvale. Isand, palume ka Ukraina rahva su kätesse ja Isand, palume ka sinna palju armu. Isand, tee tühjaks kuradi töö ka seal paigas. Isand, seo kinni see kurjus. Tee tühjaks, Isand, tema plaan. Ja saada sohu ja sinna, kus ta tulnud on. Isand, me täname sind, et me lootuse sinu peale. Isand, sina kingid oma rahu, mis on ülem kui meie mõistus. Isand, sina kingid meile oma rõõmu, mis püsib
vaatamata välistele olukordadele. Me teame, issand, mis meid ootab. Meid ootab sinu kuningriik, mis on palju parem kui see kuningriik, kus me siin elame. Jeesus, me täname sind, et sa oled täna meie keskel siin ja me ütleme püha vaim sulle tere tulemast. Ole täna toimetamas meie südamete juures, meie hingede, surematute hingede juures. Ja me palume, et see sõna võiks levida. Et sina, issand, päästad. Sina, issand, tood lahendusi, sina tervendad. Sina annad uut lootust, sina tõstad üles, sina paned meie jalad taas tugevale alusele ja me ei kõigu, kui me oleme sinus. Jeesus, olgu sinule austus ja kiitus ja ülistus ja õnnistus ka selle jumalateenistuse üle. Ja iga üksiku üle, kes täna meie keskel on, kes jälgib meid üle interneti, issand, tänu sulle, et sinu püha vaimul ei ole piire. Ta liigub igal pool, kus talle öeldakse tere tulemast. Jeesus, tänu sulle, et sa oled täna meie juures siin. Aamen. Ja meie kolmas kord täna siin ette astuda. See laul on nüüd, ma ei ole veel leidnud üles, kes selle meloodia autoriks on, aga selle laulu pealkiri on Lapsed, ärge riielge. Ja selle laulu ma kuulsin raadiost, kui Jaak Johanson tutvustas seda laulu ja tema vend seda siis laulis seal niimoodi. Ja selle laulu sõnade autoriks on siitsamast Elva külje alt Kulbilõhust Ado Reinvald. Ja Ado Reinvaldi järeltulijad on meil siin ruumis olemas. Kalle on sinu vanaisa oli, eks ole. Ja niimoodi on nagu seos selle lauluga. Aga kui ma selle laulu koorile seadsin, siis mul oli selline kartus nende sõnade üle ja need on tõeks läinud, mis seal sees on. Aga olgu see ka meie eespalve, meie maa ja rahva ja meie naabrite pärast. Paistad mulle
aitäh koorile. Me saame nüüd üheskoos ka laulda ja laulame laulu 424 ja paneme seejärel kokku ka korjanduse Jumala riigi töö ja vajaduste katteks. Võib-olla sa, Illar, aitad meid selles ja siis pead tänupalve ka pärast vastu. Peale selle siis kuulame jutlust. Aga nüüd laul 424. Langetame oma pead ja oleme tänulikud selle ohvri eest. Issand, me täname, et juba varem ohverdatud ohvrite eest on ehitatud see pühakoda siin, kus me tänasel päeval võime olla koos õdede-vendadena ja kuulda sinu sõna. Issand, ole õnnistamas igat heldet annetajat. Ja issand, me täname, et see ohver, mis on toodud ka tänasel päeval, see saab külvatud sinu sõnana laia maailma. Et veel paljud võiksid leida oma julgustuse ja oma pääste sinu pojas Jeesuses Kristuses. Oleme väga tänulikud ja õnnista seda jätkuvat koosolekut Jeesuse nimel. Aamen. Jumala õnnistusi teile kõigile. Tuleb meelde täna just üks kauge lugu, ajaliselt kauge. Olime ligemaal, see on siis
mitte kauguse teema, vaid asukoha nimi. Ja seal oli siis vana pastori nagu mälestusõhtu või hommik või päev või mis ta oli. Ja inimesed võtsid seal sõna, rääkisid. Ja teiste hulgas oli ka selle lahkunud pastori üks sugulane, kes ei olnud kristlane. Ja kui ta tuli oma seda mälestust rääkima, siis ta küsis koosoleku juhataja käest kantsli suunas viidates, kas ma tohin sinna minna. Meie kirikus ei ole mingit sellist ranget reeglit, aga selle inimese nagu tunnetuses oli kantsli pühadus. Mitte ei tulene see pühadus ühest või teisest mööbliesemest või puiduvalikust või millestki, isegi mitte kunstnikust, vaid sellest, kas ja kuidas on selles kantslis räägitud Jumala sõna. Ja seal, selles paigas need sõnad, need mõtted, need õpetused, mida see vana pastor oli sellest kantslist rääkinud, oli ilmselt ka selle inimese jaoks selle kantsli pühaks muutnud. Palume, et Jumal võiks seda ka meie kantsliga teha. Loen Luuka evangeeliumi 9. peatükist kirjakoha, mida oleme juba kuulnud, aga paneme seda veel kord tähele, 28-36 salmid. Ent arvata 8 päeva pärast neid kõnesid sündis, et Jeesus võttis kaasa Peetruse ja Johannese ja Jaakobuse ning läks üles mäele palvetama. Ja palvetamise ajal ta näoilme muutus ja tema riided läksid kiirgavalt valgeks. Ja ennäe, 2 meest kõnelesid Jeesusega. Need olid Mooses ja Eelia, kes kirkuses ilmudes rääkisid tema elu otsast, sellest, mis tal Jeruusalemmast tuli täide viia. Aga Peetrus ja tema kaaslased olid suikunud raskesse unne, ent virgudest nägid nad Jeesuse kirkust ja neid 2 meest tema juures seismas. Ja see sündis, et kui need mehed tema juurest olid lahkumas, ütles Peetrus Jeesusele, õpetaja, siin on meil hea olla. Teeme õige 3 lehtmaja, ühe sinule ja ühe Moosesele ja ühe Eeliale. Ta ei teadnud, mida ta ütleb. Aga kui ta seda ütles, tekkis pilv ja varjas nad, nemad aga kartsid pilve sisse jäädes. Ja pilvest kostis hääl, see on minu äravalitud poeg, teda kuulake. Ja kui see hääl oli kostnud, selgus, et Jeesus oli üksi ja nemad vaikisid ega kuulutanud kellelegi neil päevil midagi sellest, mida nad olid näinud. Aamen. Mõned nädalad tagasi, hoopis ühel teisel maal, hoopis siit väga kaugel, Hiiumaal nimelt, ma lugesin Elva kalendri järgi Luuka evangeeliumi 6. peatükist. Ja
seal on ka lugu sellest ühest mäelt allatulekust ja siis muuhulgas ma nagu iseendale ja teised kuulsid ka seda, esitasin nagu selle küsimuse, et kui sealt ülevusest alla tulles on see elu ikka jälle selline, nagu ta on, nagu seal selles looski oli, te võite seda lugeda, et kas siis üldse on mõtet mäelt alla tulla? Või siis veel teistmoodi, kas siis on üldse mõtet mäele minna? Aga täna ma tahaksin öelda või isegi pisut natuke selgitada selle sõna alusel, miks on vaja minna muutmise mäele. Ka see, kui Jeesus tuli koos oma jüngritega, oma lähimate jüngritega alla muutmise mäelt, olid need samad probleemid ikka tema ümber. Seal oli ahastuses isa oma poja pärast. Tema ahastus oli läinud veel suuremaks, sest jüngrid ei ole suutnud teda aidata, kuigi ta seda palus. Kui natuke mõtleme selle üle veel edasi, aga kokkuvõtlikult seesama Jeesuse on tunda, mina vähemalt tunnen seda, et Jeesuse kartus selle eel olevate sündmuste ees, tema ristisurm, see jäi ikka alles. See ootus või selle möödapääsmatu lähenemine, see jäi alles. Vaesed, rõhutud, sõjad, need jäid alles. Aga tegelikult ikkagi oli vaja minna sinna muutmise mäele. Sellest annab meile natukene aimu, kui me mõtleme seda, et millal Jeesus läks. Sõna ütles meile 8 päeva pärast neid kõnesid. See tähendab, on oluline, mis toimus enne. Lühidalt kokkuvõetult sellised väga märgilise tähtsusega sündmused olid. Peetrus oli tunnistanud Jeesuse messiaks. Aga seejärel Jeesus oli rääkinud oma kannatusest. Ja mõnes evangeeliumis on isegi juttu sellest, et Peetrus võttis väga innukalt sõna sellel teemal, et see ei peaks mitte nii olema. Ja Jeesus ütleb veel, kui keegi tahab käia minu järel, siis ta salaku oma mina ja võtku oma rist päevast päeva enese peale ja järgnegu mulle. Ja veelgi hullem. Kes tahab oma elu päästa, see kaotab selle. Kes kaotab oma elu minu pärast, see päästab selle.
kes häbeneb mind ja minu sõnu. Seda häbeneb Isa. Seda häbeneb inimese Poeg. See olukord oli selline väga ebakindel. Ühest küljest jüngrid nagu selles sisemises tajumises, et Jeesus on Messias ja siis need kannatused, kaotused, kartmised, häbenemised. See olukord oli see, mis nõudis palvetamist. Ja ongi huvitav see, et Jeesus ei läinud mäele, et muudetud saada. Jeesus ei läinud muutmise mäele, vaid ta läks mäele palvetama. Ja siis see juhtus. Jeesus läks mäele palvetama. Sellepärast küll tasub meil ka minna mäele. Ja mitte sellel eesmärgil, et ilmtingimata selline eriline kirgastus tuleks. Kui Jumal tahab, siis see tuleb. Aga lähme palvetama. Aga seal midagi muutus. Ja muutus ka midagi Jeesuses. See oli erakordne ja Peetrus ja tema kaaslased, nad olid hämmingus ja teame, mis nende ettepanek oli. Uued hooned ehitada kiiresti. Aga see ei olnud selle päeva teema. Või selle öö teema, tegelikult see tõenäoliselt toimus öösel. Sest alles järgmisel päeval nad tulid alla sealt mäelt. Seal toimus midagi hoopis olulisemat kui see, et on hea olla. Kui see, et on auline olla. Ja Jumala sõna ütles nii, et ja palvetamise ajal ta näoilme muutus ja tema riided läksid kiirgavalt valgeks. Osvald Tärgi evangeeliumi seletusest ma leidsin seda, et see sõna räägib muutusest, ka sellisest valguse muutusest, mitte tulenevalt välisest valgustatusest, päike või mingi eriline valguskiir taevast, või kui meie midagi tahame esile tuua, suuname prožektorid, et see oleks nähtav. See oli valgus, ühesõnaga siin kasutatakse sõna, mis räägib sellest muutusest valguse efektist, mis tuleneb sisemisest valgusest. Nii et ma saan aru, et see ei olnud mitte siis selline kirkus, mis tuli siis tugeva valguskiire või valgusvihku jäädes, vaid see, mis tuli sisemusest. Tänapäeval võib-olla
tehniliselt suhteliselt lihtne teha, LED sisse panna ja eks ju helendab. See on, midagi tuli esile Jeesuse jumalikkusest. See, mis oli varjatud, Jeesus oli väliselt inimene nagu meiegi ja seal sellel hetkel see jumalik kese või jumalik sisu, see hakkas välja kiirgama. Ja seda sõna kasutatakse evangeeliumites, või tähendab Jumala sõnas veelgi, ja Paulus kasutab seda sõna 2. Korintuse kirjas 3. peatükis. Ma loen siit 2 viimast salmi. Ent issand on vaim ja seal, kus on issanda vaim, on vabadus. Aga meid kõiki, kes me katmata palgega vaatleme issanda kirkust peegeldumas, muudetakse samasuguseks kujuks kirkusest kirkusesse. Seda teeb issand, kes on vaim. See muutumine kirkusest kirkusesse olevat kasutanud, Paulus kasutab täpselt sama sõna, mis muutmise mäe sündmusel kasutatakse. Seda teeb issand, kes on vaim. Kui püha vaim seda meis teeb, siis ta toob esile meis oleva jumaliku osa. See kirgastub. Meid muudetakse samamoodi kirkusest kirkusesse, ütleb Jumala sõna. Kas sa usud seda? See jumalik päritolu võib tulla esile seal, sellel muutmise mäel, kui me palvetame. Jeesuse jaoks, nagu algul rääkisime, oli ühest küljest see olukord, et kuidas jüngreid kinnitada või see teema, see kannatuse teema oli jüngrite jaoks nagu vastuvõetamatu aga ometi Jeesusel oli vaja, et see tõsiasi nagu saaks neile selgeks, jõuaks nendeni. Aga see oli tema enda jaoks ka väga raske teema. Ja sellepärast nagu on väga, väga sümboolne see, kes Jeesusega kohtusid. Mooses ja Eelia. Jeesus on nagu selle Jumala sõna kokku võtnud, ka öelnud, et kui armastuse käsust ta räägib, siis et selles on kokku võetud käsk ja prohvetid, Mooses ja Eelia. Ja nad rääkisid, loeme Jumala sõnast uuesti. Ja Mooses ja Eelia, nad rääkisid tema elu otsast ja sellest, mis tal Jeruusalemmas tuli täide viia. See oli üks väga tõsine teema. Ja jällegi
siis teiste inimeste tarkusest oskan öelda edasi seda, et see sõna, et nad rääkisid tema elu otsast, siis nagu sellest lõpptulemusest, see on sõna eksodus, ehk siis sama sõna, mis on Iisraeli rahva väljumine Egiptusest. Jeesuse ülesanne viia oma armsad välja sellest maailmast. Anda see võimalus, valmistada see tee väljaviimiseks, väljumiseks, eksodus. See oli Jeesuse eluots, millest Mooses ja Eelia rääkisid ja mis kinnitas Jeesust. Jah, see on Isa tahe. Ja siis oli Isa hääl. Ja võib-olla oli see rohkem isegi jüngrite jaoks. Ühes teises sündmuses Jeesus ütleb, et see hääl sündis mitte minu pärast, vaid teie pärast. See oli jüngrite jaoks oluline. Aga ma usun, et see oli ka Jeesuse jaoks. See tunnetus, see selgus, see kindlus, Isa on siin lähedal. Isa hääl. Mõned päevad tagasi kuulsin ühte lugu, jään jälle võlgu, et kas see nüüd oli Pereraadio või kuulsin ma kellegi teise käest, aga teema oli nagu selline väike arendus sellest, kuidas isa paneb oma last magama ja on pime ja laps ei taha üksinda olla ja ta siis kaupleb isa, et ole ka siin toas. Ja isa ütleb, et jah, ma olen. Ja natukese aja pärast, see laps ei ole veel magama jäänud, ta küsib või ütleb, et isa, kui sa siin oled, et räägi minuga või. Ja isa ütleb, jah, ma olen siin, sinu juures, jää rahulikult magama. Ja seal pimedas toas laps esitab veel korra küsimuse. Isa, kas oled näoga minu poole? Isa ütleb, jah, ma olen näoga sinu poole. Ja siis ta jääb rahulikult magama. See isa hääl, seal muutmise mäel, ütles Jeesusele, ma olen näoga sinu poole. Ma ei ole sulle selga pööranud. Ma olen näoga sinu poole. Ühel hetkel see ilmutus kadus. Ei olnud Moosest, ei olnud Eeliat. Jeesuse kirkusest ei olnud ka midagi näha enam. Aga Jeesus oli. Ja jüngrite jaoks oli see väga suure tähendusega sündmus. Selle järelkajad on apostlite kirjades. Kuigi see muutmine selleks korraks sai otsa.
siis sellel oli tähendus ja mõju. Jeesus tuleb oma jüngritega alla ja on need abivajajad, jääb alles see kindel suund, edasiminek, lõpuks Jeruusalemma ja kannatus. Aga sellel muutmisel sellel hetkel oli ikkagi tähendus. Kui me oleme oma probleemidega, siis kui me järgi mõtleme, siis kindlasti me nagu tajume ka seda, et aga tema jaoks ei oleks probleem või ma ei tea, no ütleme, meil on mingi kartus koolist, mis koolis, eksamite teema kindlasti, eks. Ja mul on kartus, mul on probleem selle eksamiga, ega eksam iseenesest ei ole probleem. Seda näitab kas või seegi, et ma tean küll, temal ei ole üldse probleem sellega. Ta läheb ja teeb selle ära ja kõik on okei. Aga minul on probleem. Minul on, mitte eksam ei ole. Ja kui mina saan muudetud, siis saab ka see probleem muudetud, kuigi eksam jääb alles. Üks või teine olukord on keeruline mitte selle olukorra enda tõttu, vaid sellepärast, et ma ei oska või ma kardan või see on minu jaoks ebameeldiv või nii edasi. Aga kui mina saan julgustatud, kui mina saan muudetud, siis tegelikult see probleem saab muudetud. Kuigi see sündmus, eelolev, võib-olla jääb samaks. Ma ei tea, kas selles teemas saab nagu järjest edasi minna. Aga jätame iseendid praegu välja, Jeesuse ristisurm. See jäi alles. Aga Jeesuse sisemine kindlus, julgus, tajumine, et see on isa tahe, et see on nende inimeste patust välja viimine, see muutis ka selle eeloleva sündmuse, kuigi see iseenesest jäi samaks. Aga sellegipoolest ma arvan, et meil on ikkagi ka õigus paluda, et üks või teine sündmus muutuks või üks või teine olukord muutuks. Kui me räägime sõjast, siis vist ei piisa sellest, et meie muutume julgeks. Me ikkagi vajame seda, et see kurjus saaks maha surutud, see kurjus saaks võidetud. Meil on siin väga toredad aknad, mida me oleme sageli mis on meie jaoks olnud sageli meeldetuletus meie sõpruskogudusest, meeldetuletus Rootsist ja sellest, kuidas nad meid on aidanud. Täna võiks see tähendada Ukrainat. See kollane ja sinine võiks meile meelde tuletada, mida saame teha meie, et see olukord muutuks.
mitte ainult, et jah, ma usun, et meie peame olema ka julged. Ja kui kartus on meie südames, siis me palume, et Jumal muudaks meid. Aga me palume ka, et see olukord seal võiks muutuda. Ja tegelikult, mis võib aidata sellel olukorral muutuda, kui inimesed, kes on selle taga, muutuvad. Me võime seda ka paluda. Et need inimesed, keda valitseb kurjus, võiksid muutuda. Ja võib-olla nad ise, vist ei lähe ise sellele muutmise mäele, aga meie võime teha eespalvet ja paluda, et Jumala kirkus võiks ilmuda ka nende inimeste ellu. Et nende mõte võiks muutuda, mõttemaailm võiks muutuda ja nad võiksid tajuda seda, et tegelikult valitseb Jumal. Tõuseme ja palvetame üheskoos. Kallis Jeesus, me täname selle eest, et sina oled meie eludes korduvalt olnud kohal selle muutmise mäe õnnistusega. Ja see, mida sina oled teinud Golgatal, on ühe väljatuleku põhjustanud ka meie eludes. Ja me oleme võinud tulla välja sellest maailmast, sellest patusest elust. Ja me tunnistame, sina oled meid muutnud. Me ei ole suutnud seda oma kasvatuse või oma tahtekindluse või heade kavatsustega. Sina oled meid muutnud. Ja sellepärast me usume, et sa võid teisi ka muuta. Sinu püha vaim võib muuta olukordi ja muuta neid selle kaudu, et sa puudutad väga võimsalt inimesi, kes on nende olukordade põhjustajad. Ma ei tea, missugune see puudutus on. Vahel tuleb minu südames see jüngrite palve, et tule ja põleta ära. Aga võib-olla sa ei tee niimoodi. Võib-olla sa tahad armu anda. Jeesus, ma olen nõus sellega, kui sa nii teed. Jeesus, aga me palume, Jeesus, me palume Ukrainale sinu hoidmist ja varjamist, eriti kristlastele. Aga me palume kõigi inimeste pärast, kes on selles kannatuses, kes on selles teadmatuses, kes on nagu selles perspektiivituses. Me palume, Jeesus, sinu armu ja muuda selle kaudu ka meie südameid.
et me oleksime rohkem tähelepanelikud, rohkem hoolivad, üksteise suhtes ka, rohkem üksmeelsed. On nii palju asju, milles me vajame veel muutmist. Ja me igatseme, et see muutmise mägi võiks täna meid tabada ja inimesi üle terve maailma. Tänu Jeesus sulle kõige hea eest. Amen. Tänu Jumalale. Me usume, et Jumal võib tuua muutusi iga inimese ellu, olgu ta lihtne inimene või riigi president. Ja me seepärast, kuna me nüüd oleme tänasel pühapäeval hoopis teistsuguses olukorras kui nädal tagasi ja ajad ja olud muutuvad, siis tahaksin kõigepealt öelda sellise teate, et me koguduse juhatus ka enne tänast jumalateenistust lühidalt kogunes ja me otsustasime, et me teeme oma juhatuse koosoleku, kus me otsustame rahalise toetuse, kuidas me saame aidata neid, kes on selles sõjavoolus seal Ukrainas jäänud nagu põgenike hammasrataste vahel ja seal on lapsi, palju väikelapsi ja peresid, kes on suures hädas, et kuidas me saaksime neid rahaliselt toetada ja ma usun, et me juhatus langetab otsuse, aga kogudusel on üleskutse selline, et järgmise pühapäeval, märtsikuu 1. pühapäeval me võiksime teha ühise korjanduse ka nendele inimestele, kes on seal hädas, nii et pidagem seda meeles, et järgmise pühapäeva korjandus läheb sellise spetsiaalse sihiga nendele abivajajatele. Me kuulume Euroopa Baptisti Föderatsiooni ja Euroopa Baptisti Föderatsioonil on pikk ajalugu selja taga sellest, kuidas aidata katastroofis ja hädaolukordades olevaid inimesi ja riike. Ja ka meie Eestis siin kogutav raha läheb siis Euroopa Baptisti Föderatsiooni kaudu nendele organisatsioonidele, kes seal abi vajavad nendele inimestele. Ja Ukrainas on Baptisti Koguduste Liit, kus on 125 500 liiget, 2382 kogudust. See on üks Euroopa ja peaaegu maailma, Euroopa suurim baptisti liit ja nad on 20 regioonis seal Ukrainas ja ainult üks regioon nendest oli paar päeva tagasi veel puutumata, võib-olla täna on juba nüüd kõik regioonid ka selle sõja meelevalve all. Ja Ukraina Baptisti Liidu juht ütles oma sõnad selliselt, et ma ei ütle, et me saame võidu, aga Jumal saab selle kõige keskel austatud. Me ei ole hea rahvas, me ei ole püha rahvas. See oli väga alandlik tunnistus inimese enda olukorrast ja kogu olukorrast, kuidas ta tunnetab oma maad ja rahvast. Ja ma usun, et me oma palvetes oleme nende üle, ka vene rahva üle, ka seal inimesed tegelikult ei tea, kuidas noored seal kannatavad ja peavad surema tegelikult. Palume armu ja rahu kogu sellele piirkonnale. Ja seal ümbruses on tegelikult terve hulk riike, kes on palju suuremas mures ilmselt kui meie, seal on Moldova, kus on ka meie vennatõed hädas, seal samas toimuvad suured lahingud, võib-olla 50-60 kilomeetrit eemalt Moldova riigist ja veel mitmed riigid, kes selle alaga piirnevad,
on nagu sellises pinges. Ja seetõttu ma juhin ka tähelepanu nüüd ühele olulisele asjale. Nimelt, kui me tahame teada, mis seal toimub, siis on meil selleks üks oluline kanal. Selleks on Eesti Rahvusringhääling. Palun jälgige selle uudiseid, Aktuaalset Kaamerat, sest et see on seaduse alusel, nad on kohustatud andma adekvaatset ja õiget informatsiooni sellest, mis toimub. Teatavasti on sõjaaeg, siis tuleb igasugust valeinformatsiooni ja libauudiseid lendab nii kui tolmu üles, aga on kindlad kanalid, millel on ülesanne anda adekvaatset informatsiooni ja ERR on kindlasti üks nendest. Palun, kui te tahate häid uudiseid ja selgeid uudiseid, siis on see üks kanal, mida tuleb jälgida sellises kriitilises olukorras. Ja kui kedagi vaevavad ka mingisugused muud raskused või sellised probleemid, siis arvestame ka abi küsimisel neid ametlikke kanaleid, milleks meil on oma kohalik omavalitsus ja kui on tarvis, võib ka koguduse poole abi saamiseks pöörduda. Meil on kogudusel ees teisipäevane palveülistusteenistus, mille me pühendame rahu ja halastuse ja eespalve tegemiseks nende olukordade üle, mis on ka meil siis seal Euroopas, Ukraina juures seal lahti läinud. Aga see on ka selline hingehoidlik koht, kus me võime tulla ja saada lihtsalt armu ja abi Jumalalt. Ma läksin sujuvalt teadete üle, aga see kuidagi haakus, teisipäevane palveõhtu haakus ka selle Ukraina teemaga. Täna Jumala abiga, Jumala armust me võime olla osaduses peale jumalateenistust koguduse kohvikus. See on ka eriline arm, kus me võime üksteist ka toetada ja julgustada samuti nendes olukordades. Ärme unustame üksteist julgustada. Ma näen ka, kui ma vaatan siin, et kuigi paljude maskidega või maski taga nagu ei näe täpselt, aga on tunnetada, et me vajame julgustust ka sellistes kriitilistes olukordades. Andku Jumal ka meile tarkust, kuidas me saame olla üksteise kõrval ja üksteist julgustada. Nii, aga nüüd kolmapäevane teade on see, et meie Annikooru osakond koguneb kolmapäeval 2. märtsil kell 12 ja Konguta rahvamajas. Neljapäeval on kell 7 hommikul meeste palvushommik, õhtul on seakoori proov ja pühapäeval, kui Jumal lubab, on meil taas jumalateenistus, kus pastor Margus jutlustab ja juhatab taas vend Enn. Kuidas? Jaa, palvegrupp on meil kolmapäeval, kas see teade on meil ka kusagil olemas? Jaa, kodugrupp on Lille tänaval, siis kolmapäeval kell 16.30. Jaa, kõik on nüüd korras. Kas jäi veel midagi ütlemata? Jaa, meil on, aitäh, meil on selline plaan, et Emmaste Nurste koguduse esindus tuleb meile külla, aga täna hommikul saatis pastor ka sellise sõnum, et me veel päris täpselt ei tea, mitu inimest tuleb, et loodame, et nad ikka tulevad, kuna möödunud aastane külaskäik jäi nende poolt nagu kuidagi toimetamata ja me leppisime kokku, et äkki siis nüüd, aga vaatame, kuidas Jumal annab, kas on jää takistanud mere ületamist või mitte. Et kui Jumal lubab, siis 12.13. märts on Emmaste Nurste siin meie keskel. Kas ma selle 12. asja ütlen ka ära, jah? 12. on meil veel üks eriline sündmus. Jõmm, ära passi, tule rassi. See on nüüd selline noorte, mitte ainult noortele, vaid tegelikult kõikile, kes tahavad osaleda. Nimelt me läheme Elva tervisespordi, tegelikult on ta Tartumaa tervisespordikeskus seal metsas ja seal on selline jõusaal ja kus siis inimesed saavad tulla natuke oma keha niimoodi üles ehitada kell 10, aga Lauri käest saab küsida täpsemat informatsiooni, eks ole.
nii. Ja kas on teil veel mingi slaid ette valmistatud? Jaa, tänu Jumalale, et kogu poistel on ilusasti reklaamid ette valmistatud, meil on suvine koguduse väljasõit. Ja täpsem selline sihtmärk on veel natuke arutluse all. Ja võite oma mõtteid öelda, aga me leppisime juhatusega kokku, et see kuupäev oleks 6.–7. august. Et kui on kellelgi tarvis puhkusi planeerida, siis võiks arvestada, et 6.–7. august on koguduse suvine väljasõit. Eesti maa piires, kui Jumal meile lubab seda aega seal augusti lõpus. Vabandust, augusti alguses, jah, tahtsin öelda. Andke andeks. Jaa. Nii, ja rohkem slaidi teil vist ei ole, tänu Jumalale selle eest. Meil oli nii, et üleeile õhtul, reede õhtul oli meil selline võimas noorte jumalateenistus siin, noorte kogunemine. Meie ruum oli noori täis, oli õhtul siis noortekas ja lisaks oma noortele, keda meil ka siin umbes 10, oli veel Tartu Saalemi koguduse noored ja ka Tartu Nelipühi koguduse noored olid siin osaliselt koos. Ja noorte tiim, võiksime ekraanidele ka näidata, aga te olete seal taga, ma ei tea, kas te saate pildi endale keerata, ei saa. Noorte tiim oli väga tubli ja väga hästi oli see õhtu korraldatud, alates toitlustamisest kuni lõpetades muusikani, nii et tänu Jumalale, et Jumal on kinkinud meile noortele sellist tarkust ja südikust ja ärategemist ja kättevõtmist. Ja loodame, et Jumal annab kestmist ja püsimist nendele asjadele ka edasi. Nii, aga siis on ma ei tea, väike tänu nüüd, mis ei hüvita seda tööd ja vaeva ja hingemuret, mis on selle kantsli tegemisel. No andke andeks, kui juhuslikult on keegi, kes tunneb, et võiks olla kantsel natuke teistsugune, siis ärge seda väga rutakalt välja öelge, sest kõik need kunstnikud on väga õrna hingega, püüame üksteist rohkem julgustada, aga ma usun, et see asi ikkagi meeldib ja see on selline ilus kantsel ja tänu Jumalale sellest ja anname Margole väikese julgustuse ka. Nüüd on minu poolt kõik ja ma näen, et Enn tahab väga tulla siia. Kas Linda tahab midagi öelda? Tule siis siia. Ja nüüd, kes nüüd eetris ei kuulnud seda lugu, siis meil on nüüd siis see kantsli pühitsemise asi veel jätkub ja tuleb üks luuletus. Jah. Ja mul oli see lugu 10 minutiga südamest paberi peale pandud. Nagu oskasin. Me püha, kaua oodatud kantsel, me armas kantsel tagasi on toodud, me puudust temast tundsime küll väga. Taas seisab kohal, mis on talle loodud, me pühakojas alati ju temal olnud, koht on olnud. On rõõmus meel meil kõigil selle üle, et taas ta seisab oma koha peal. Kui kindlus, mille turvalisus süles on vaimu leiba jagada nii hea. Las Jumal meie läbi kantslist sõna jagab, et igaüks võiks kuulda tema häält, et paljud veel võiks leida elu Jumalaga ja mõista, see on kõige rohkem väärt.
jääb öelda isale vaid suurim tänu siin kojas istudes ta kutse võtta vastu. Ta annab juua kõigile, kel janu ja toidab igaüht, kes kirikusse astub. Suur tänu meistrile. Meil on kuldsete kätega meister, tänu temale ja eks siis kodustele abilistele ka, kes teda on aidanud. Ja nüüd on see armas kantsel meie ees uuesti ja meil jääb istudes vaid südame uks lahti teha ja võtta vastu kõik siit, mis siit sinna saadetakse. Annaks Jumal selleks meile jõudu, arusaamist ja tänulikku meelt, et meil on kõik olemas selleks, et me saaksime pühas kojas püha isaga koos olla ja tema järgi minna ja ükskord võiksime rõõmuga, ma usun, kui me nii püüame, et Jumal ei pane oma taevakoja ukse meie eest kinni. Aitäh kõigile. Aitäh, kalliksed. Ja meie igapühapäevane osa on sünnipäevalaste õnnitlemine. Tänu Jumalale, et ka nii. Aga täna meil on kaks tegelikult inimest ja ma kõigepealt kutsuksin meie ette tänase sünnipäevalapse Hillar. Hillar, tänane sünnipäevalaps. Hillar. Sest issand Jumal on päike ja kilp, armu ja au annab issand, ega keela head neile, kes laitmatult elavad. Armas Hillar, palju Jumala õnnistusi ja püha vaimu juhtimist. Õnnitlus sinu kogudus ja karjane. Ja täna on nüüd eriline võimalus ka 14. veebruari sünnipäevalast vend Peetrit anda kaart ja õnnitleda. Tule palun siia ka meie ette. Tol päeval sa jutlustasid vist kaugel maal Hiiumaal, ma saan aru. Nii. Ja sinule on siis selline mõte. Ma suudan kõik tema läbi, kes teeb mind vägevaks. Armas Peeter, Jumal on ustav igal päeval. Ta arm on uus, sa elad ta armuväes. Õnnitlus soovidega sinu kogudus ja karjana. Tõuseme ja palvetame. Armas issand, me täname sind südamest, et me tohime kanda sinu ette meie armsad kaks venda. Issand, me õnnistame vend Hillarit. Me täname sind, et sa oled talle andnud mitmesuguseid ande ja ta on sind teeninud, oma perekonda teeninud ja meie ühiskonda teeninud. Tänu ja kiitus sulle selle eest. Tänu, Jeesus, sulle, et sa õnnistad tema uut eluaastat ja sa kingid talle veel mitmesuguseid ande, oma vaimu juhtimist ja teed nagu selliseid väikeseid ja ka suuremaid imesid iga päev. Jeesus, me täname sind, et sa kingid talle ka head tervist ja õnnistad tema toimetulekut töös ja kodus ja kõikides muudes tegevustes. Tänu, Jeesus, sulle, et ta võib oma lootuse panna kõigest sinu peale. Halleluuja. Ja issand, me täname ka, et me võime ka nüüd üheskoos vend Peetri sinu ette kanda, kelle sünnipäev on küll möödas, aga issand, see uus aasta on ikka veel käimas ja me palume, et ta võiks kogeda ka sinu väge oma elus. Me täname sind, et sa ka oled talle andnud oma vaimu juhtimist sõna jagamiseks ja juhatuses olles ja koguduses. Issand, me täname sind, et sa tahad teda veel kasutada oma riigi heaks. Paljudel kordadel ja palju on ka neid asju, mida me veel ei tea, kuidas issand, sinu arm ilmub tema elus. Tänu, Jeesus, sulle selle eest, et sa oled ka temale andnud võimet töötada koguduse heaks ja pere heaks ja ühiskonna heaks. Kiitus sulle, issand, selle eest. Tänu, Jeesus, sulle, et sa juhid ka Peetri elu järgneva eluaasta ja annad talle head tervist ja toime tulemist ja õnnistad tema perekonda ka samuti. Kiitus sulle, issand. Tänu, Jeesus, sulle. Ja tänu, Jeesus, sulle, et me
võime tulla sinu ette ka muude palvesoovidega, eespalvesoovidega inimeste pärast, kes on meie südametes, kes on andnud oma eespalvesoovid. Issand, sa näed, kui on mitmetel inimestel tervisega probleeme. Jeesus, me palume need sinu kätesse. Issand, sinu käest tuleb tervis, sinu käest tuleb abi. Ja issand, me palume sind, et nad ka võiksid kogeda oma südames tugevust ja väge, mida sina annad. Issand, õnnista ka neid, kui tõesti oma tervise pärast inimesed pöörduvad arsti juurde. Issand, õnnista ka neid suhteid seal arstidega ja õdedega. Ja palume, issand, et sinu imeline tarkus ilmuks nagu selles koostöös seal. Ja ka, issand, sa võiksid inimeste terviseid parandada, ka need, kes on oma palvesoovituse kätte usaldanud. Aga Jeesus, me toome sinu ette ka need inimesed, kes on nagu südames kannavad muret ja hirmu ka tänases olukorras. Issand, kingi sina oma rahu, kingi oma rahu meile. Ja sinu rahu on see, mis on ülem kõigest mõistmisest. Ja sina ei anna meile nii, nagu maailm annab, vaid sina annad selle rahu meile teistmoodi. Ja me täname, issand, selle rahu eest, mis sina meile igale ühele annad. Me täname, issand, et sina oled suur ja sinu heldus kestab igavesti. Halleluuja. Aamen. Võtke palun istet. Ja nüüd on meil jäänud laulda veel lõpulaul. Ja mu tunnetus oli, ja ma usun, me igaühe tunnetus on see, et praegusel tõsisel ajal me peaksime veel rohkem kokku hoidma ja valisin laulu 210. Köida meid ühtesa, Jeesus. Ja laulame selle seistis. Toome Jumala ette ka veel ühe palvesoovi. Issand, me palume üheskoos õnnistust ka ühe vanaema lapselapsele, Oskar Tobiasele, kellel on ka täna sünnipäev. Issand, me palume, et sa ka seda noort inimest õnnistaksid ja kingiksid ka erilist tarkust ka oma tee valimisel ja õpingute läbiviimisel.
issand, me palume sind, et ka see, mida ta on õppinud pühapäevakoolis, võiks aidata ka teda elus edasi. issand, me palume, et sina teda aitaksid ka tema vanemaid usus edasi. issand, kingi ka sellele perekonnale tervis ja me täname sind, et sa varustad neid kõige heaga. Kiitus, ülistus sulle, issand, selle eest. Halleluuja. Aamen. issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. issand, lasku oma pale sinu peale paista ja olgu sulle armuline. issand, tõstku oma pale sinu üle ja andku sulle rahu. Aamen. Õnnistatud uut nädalat kõigile. Su laste suust tõusku nüüd kiitus ja kõlagu tänu, sest oled väärt, oled suur. Tõusku nüüd kiitus ja kõlagu tänu su trooni ees, su laste suust. Tõusku nüüd kiitus ja kõlagu tänu, sest oled väärt, oled suur. Las see kiituslaul kesta igavest, las see tänulaul tõuseb taevani, las see rõõmuhüüd kõlab päästetute suust. Halleluuja, halleluuja, halleluuja. Tõusku nüüd kiitus ja kõlagu tänu su trooni ees, su laste suust. Tõusku nüüd kiitus ja kõlagu tänu, sest oled väärt, oled suur. Las see kiituslaul kesta